väikse paus Ventspilsis. Me tegelikult ei ole videot alustanudki veel, aga alustame hiljem. Ratas on siin esimene, siis on Aler Ratas ja siis on Kristo Ratas. Kõik AT-spordist. Ostke AT-spordist. Kõik rattad. Welcome my creep. Tuli, ei ole tuli. Ei ole. Sa pane kaart sisse kui. Näe, saagu valgus. Nuppu peab vajutama. Meil on siin vaade. Pildi peal oli see palju suurem, meil oli... Me oleme minemas Ironman 70,3 Jon Schöpingusse. Ja jah, muud ei olegi, praegu oleme Ventspilsis. Üks päikseloojang. Ütle ära nüüd kohe, mille pärast sinna lähed üldse? No siia kaamerasse võib öelda, sest et see info jõuab teieni alles hiljem, kui asi on tehtud. Aga sealt... Et siis saab välja lõigata, jah? Sealt pakutakse siis iga vanuseklassi, naiste iga vanuseklassi esimesele 5 pääsed Nitsa täispika MM-ile septembrisse. Ehk siis see on minu goal. See aasta? See aasta... Aga mitu täispikka sa teinud oled? 0. Esimese teen järgmine kuu. Kuu enne, kui saad pääsma. Kuu enne. Teedab esimese ja siis lähed MM-ile. Päris hea. Et jah, Nitsa on mu lemmikkoht, kus üldse olla, puhata või võistelda. Ja ma täiega loodan, et ma teen selle ära. Hästi. Tere hommikust. Tere hommikust. Hommikusöök ootab. Läbi suud. Mis kell on? Kell on 6 läbi 2 minutit. Ja jõuame tunni aja pärast Rootsi. Kumba tahad näete? Ostukorv või tahad grillkorvi? Ma võtaks ostukorvi. Ai, uhke tõus siin jälle. Kristo, millega tegelema? Vaatame rada. Aitäh. Rajaluure. Vaatame siis seda rada ja sõidame selle järgi. Tõus sai läbi. Tõus on meil filminud. Mina ütleks, et see on rattaraja kõige ilusam koht, aga kahjuks meie võistlusel see nii ilus ei olnud, sest tuul oli täpselt vasakult ja pidi päris korralikult hoidma lenksust kinni. Ja ütleme niimoodi, et see tuul oli seda vett pritsinud, ütleme, tee keskeni, nii et see võib öelda, et päris kõva tuul oli. Tere. Me jõudsime ööbimispaika. On nii või? Kui kõik on nii väsinud. Autoga tripimine võitis väga läbi. Minu meelest võitis lihtsalt läbi see vaevasõit, mis loksutas niimoodi, et öösel ei saanud magada. Ja kell 5 öeldi seal
karjuti kõlaritest, et süüa saab. Kuhu me ei läinud, me magasime edasi, aga see äratas meid üles kõiki. Aga õnneks meil oli nii palju aega, et saaks siia elamisse. Siis tegime ühe rattaringi, tegime autoga. Need on ette. Vihm jäi natuke järgi, sul sõrmees ei ole või? Ei ole. No. Vihm jäi lõpuks järgi. Saime vähemalt ühte trenni täna. Jop. Täna oli tegelikult plaanis ujuma minna, aga väljas on 13 kraadi ja Jop, täis mingi orkaan tuli peale. näe, nende värkide Näed? järgi osta. Siit vasakule, siit veel vasakule. Ma oskan parti tegelikult teada või? Millega tegeled? Paned mulle seda kaantsi peale. Ja rentsul. Panin jah sulle pudeli, selle esimese Aaro pudelile selle korgi, vaata. Sest eelmine aasta sa Varssavis panid siia läbi kork. Ja viskasin pudeli koos korgiga. Et nüüd on... Ja, aga lahtis see kork toimis. Lahtis ma kasutasin seda korki, sest et mul testi enam ei olnud. Jah, see on Meie kriib on siin muidu. Sealt on sissepääs, seal on vannituba. Siin on meie segane isik, praegu mu ratas. Siin on elutuba. Siin on Kristo ratas. Mu isa ratas. Sealt paistab tänav. Siit, kui lähme edasi, siin magavad minu vanemad. Neil on telekaga tuba. Ja siin on meie sassis tuba juba. See, mille? Selle toa või? Selle pea seapesa. Siia paneme kastid niimoodi ette, mustad kastid. Vot. Ja siin jõudsime tagasi kööki. Tere! Tere! Nähän ette! Täna on keskpäev. Kõigid on kõrged ja... Nii, täna on reede. Siis 5. juuli. Ja täna saab särgematerjalid kätte kell 10. Praegu on küll, ma ei tea, 9 midagi. 9 midagi. Ja tulime seda kõige suuremat tõusu vaatama. Isa on ka kuskil seal taga. Mingitest triatleetidest ma läksin just mööda. Võtsin neile hei. Nad ei vastanud midagi, sest ma ilmselt naeratasin liiga tugevalt neile selle tõusuga. Sealt teeb leht. Generaator genereeris meile väga head numbrid. Mina sain 48, Kristo sai 49. Kristo, näitad ka oma numbrit või? Ta veel ei ole saanud. Rindi pole.
Kristo mõtles praegu kellaga, vesi on umbes mingi 18 alla selle. Väljas on praegu 14. Tuuline. Vahepeal tuleb vihma. Siit tuleb võistluspäeval lasevad sellest Kahurist. Aha. Stardipaugu. Lahe. Ujume 2 korda. Läheme sealt vette siis. Läheme sealt läbi, sinna kaugele ja tuleme siit samamoodi tagasi silla alt ja läheme sealt välja. Ja siis on, ütleme, päris pikk vahetusala. Ma ei tea, kui pikk, aga 700 meetrit kindlasti veel jooksma. Natuke võib-olla vähem 500 äkki midagi. Aga muidu vahetusala ajad on tavaliselt olnud sinna 5 minutit, sinna kanti kuskil rohkem. 5,5. Ja. Nii on. Ja nii ongi. Mis sa siis said sealt kõik? Mis ma sain veel? Nii, ma sain sellise asja. Aha, raamatu. Raamatu. Näed. Siit mingi stikkeri. Veel mingi stikkeri. Näed. Ja siis sain mütsi, kuldmütsi. Sain kuldmuna. Ja. Siis ma sain Gustavi endale. Jaa. Selle paned voodi kõrvale või? Sain Lucy endale. Aga võt, ma ei tea, kes see poiss on. Ja siis Kruusi. Seda kinkis minu ema meile. Nii. 2 Kruusi. Näed. Siis. Ära proovi seda võistluspäeval. Aha. Aga ma joon seda võistluspäeval. Siis on natuke jamasti. Nii, siis on siin kotid. Kotid. Oi, kui ilusad värvid. Vaata, roosa. Oota, me jõuame sinna. Roosa. Selline striits. Vaata, emme roosa kott. Roosa, näed, rannkeer. Selline rann. Ja paik on helesinine. Näed, pumm. Ja siis on, näed, siin niisugused numbrid. Jaa, numbrid. Veel üks number. Jaa. Ja näita särki ka. Ja. Näed, selline ja selline. Kuldne kett peale võistluseks. Sest ikka ju kulla järgi. Jah, mis siin muud? Kus lähed, Anette? Ujuma. Lähed ujuma sinna, kus on start või? Jaa, ma olen ujuma. Palju sa plaanid ujuda? 15 minutit. Kas see on mingi uus mood? See on Kalipsoga läbi linna. vastavalt ilmale riietus. Sest kogu aeg sajab siin, jah? Jah. See on parim riietus, mida sa kanda võib. Okei. Nii. 17. 17,2 kraadi. Mõtlesin ka, ma vaatasin kargõuda uuesti. Kuidagi nii. Takas. Hakkas meeldima. No, räägid ka midagi või? Taha. Ma ei ole vist kunagi nii külmas vees ära meeldinud. No, Laine?
aina on korralik. Ikka pilub. Kristo taga ei saa ujuda, ta pritsib mind veega. Sa ei taha välja tulla va? Nüüd oli nagu okei juba. Kas see on siis sportlase toit või? On mõnus või? Nii hea on. Tere hommikust. Hommik. Mitmes päev meil on nüüd siis? Ühesõnaga laupäev on. Päevad on sassis juba. Aga mul on nohu. Jookseme siis sinna 4.18.4 starti vaatama. Ja siis me vaatame ka vahetusala üle. Ja vaatame ka veesaela tulekut, sest on hästi pikk jook. Mul on päris rõve nohu. Siuke palaviku tunne oli hommikul. Praegu on ka sul niha kinni neid tundub. No täiega noh. Vorm on hea noh. See veest välja jooks on päris pikk. Päris pikk. Ehk siis ma esimest korda kaalun, et paneks ratta peale juba sopid jalga. Sest et siin saab päris kuivaks. Mulle tundub. See on peaaegu mingi kilomeeter jooksu sinna. Okei, võib-olla nii palju ei ole, aga jah, siit tuleb siis jooks vahetusalasse sisse. Vahetusala kotid on meil rippumas kuskil siin siis. Sealt võtab ratta ja sealt läheb ratta peale. Siit tuleb sisse vahetusalasse. Ja siin me oleme. Leidsime oma rattakohad. Minu oma. Kristo oma. Kristo oli juba mingi rata sees siin. Laadimine käib. Täna peab sööma. Homme ei saa süüa. Homme peab jah keele ainult sööma. Peakohtunik lubas säärised panna ratta peale. Win. Ma tahaks sellest rääkida. See on väga huvitav olukord, et kirjas on, et ei tohi kasutada. Üldreeglites on kirjas, et ei tohi kasutada, aga igal võistlusel kasutatakse. Et nagu mis mõte selle reeglil on? Noh, mis mõtted on? Tahaks juba, et stardipauk kõlaks ja saaks sinna vette ja siis saaks selle tehtud. Ja siis tahaks seal finišijoonel juba olla sellise emotsiooniga. Aga äkki räägid, mis sa kaasa võtad? Jaa. Enne ujumist läheb mul suur noortenikeel. Ja ilmselt mingi müslibatoon. Mul on seal kotis praegu see. Ratta peal läheb selline asi. Selle ma lõikasin endal tükkideks. On mugavam võtta. Joogiks hipodrink. Siin on väga palju süskareid. Ja siis läheb aeropudelisse 7 seda ootekeeli. Koos natukese veega. Need on kõige paremad vedalad keelid. Neid on hea juua. Ja siin on mul soolakapslid. Ja üks söödabrett igaks juhuks. Tavaliselt võtan. Ja jooksurajale 2 tavalist ja 2 kofeiinikeeli. Ja raja pealt saab ka neid samu keele, nii et ma arvan, sellega probleemi ei tohiks tulla. Kui on puudu, siis tuleb võtta sealt. Võt. Ja number. Müts. Prillid. Sokid.
lubati ju säärised, nii et ma pean kotist välja otsima. Komba. Mu siiras komba. Vaata näinud juba. Momo teeb selliseid imelisi kombesid. Mis sa teed? Panen beebipuudrit tossude sisse. No miks? Selleks, et esiteks kiiremini tossud jalga saada, kui jalad peaks niiskad olema. Ja teiseks vähendab siis hõõrdumist, ehk siis ei teki loodetavasti ville. Kristo pani meie ratastele kaitsed peale, et kett oleks shiny as ever võistluspäeval, sest siin lubab veel vihma ja tuult ja staffi. Me läheme nüüd vahetusalasse asju viima. On ju? Jah, võtsin alus püksid kaasa, et näiteks kui peaks kada peale tooma võistluse ajal, et siis saab kohe puhtad alus püksid. Tegelikult ta võttis kaltsu, et rehvid puhtaks tõmmata. Nii, siit me tuleme ujumast sisse ja lähme ka pärast jooksma välja. Ja kohe esimene vahe on meie omad sinnad 48 ja 49. Tuleme siia, näed siit. Anette ütles, et ma ei tuleks siia ja hakkaks lugema 41, 42, 43, 44, 45. Noh, et meie omad on siin. Võtame siit oma asjad, kas siis istudes vahetame ära või seistes ja siis jookseme välja. Siit kottide alast jookseme välja. Tegelikult on väga hea kohtade peal meie need rattad ja kotid. Täpselt tuleme siit välja. Ja jookseme sealt luka tagant, sealt keskelt selle valgust juurest veel lõppu ja seal täpselt, kus see telk on, eks ju, seal on meie rattad. Seal. Hästi loogiline meie jaoks. Ja pärast tuleme, rattaga lähme välja sealt nurgast ja tuleme sisse ka ja siis jookseme uuesti siia oma jooksukoti juurde ja paneme sinna välja ja jookseme 3,2 ringi. Teed isu, Anette? Äkki? Pane pitsaparti või? Enne võistlust. Ja siis on jalgpall. Ja siis on äikka väljas. Ja ikka vihm jalka. Algab pidupäev. Väljas on kõva tuul. Pidupäev. Oleme selleks valmis 2 kuud. Ai.
on sees. Kell on siis 6:53 praegu ja kõnnime siis rehve vampama ja rattaid valmis panema ja siis saab hakata praadima kalipsos. Ja siis saab lõpuks startida. Meisterdän. Free booties are allowed. Swim a bit extra. Kuidagi liiga kitsas on. Kristo just kirjutas mulle, et vesi on 15,5 kraadi. Väga külm. Väga külm. Noh, Anette, mis sa teed siin? Saltan minega. Täna võib.
kõlab väga hästi. Mis veel? Mida me veel võtame? Näe, siin on veel samasugune. And your winner, 25-29 from Sweden, second place overall, Albin Karlsson. Mis teil viga on? Ei taha koju minna. Tule nüüd ära, aitab küll. Mis ma siis ütlen siia lõpetuseks? Tuli vanuseklassi võit, üldi 8. koht ja Nitsa pääse. Nii et tuleb kõva challenge. Tallinna Ironman 24. august, Nitsa Ironman MM 22. september. Et 4-nädalase vahega 2 täispikka, pole elus varem ühtegi täispikka teinud. Aga vinge hooaeg, nii et on mida oodata. Muidu läks nagu hästi võistlus vist. Äkki siis ütled kiirelt, räägid korra ujumisest, korra rattast. Ujumine 600 meetrit. Minu meelest oleks võinud olla pikem, sest et ma tulin seekord lainetes päris hästi toime. Aga noh, muidu oli tunne nagu suht süke uppuv tunne oli seal vees. Vahepeal pidi seisma jääma ja hingama. Aga Kristos tuli siin kiiremini. Siis vahetusala oli 800 meetrit mööda asfaltit pidi jooksma. Jalad valutasid. Rattarada oli megatuuline ja tormine, nagu videost näha oli. Aga suutsin normaalselt enda kohta juua, süüa. Et sellega ma olen rahul, et ma sellega hakkama sain. Ja jooks 3 ringi tuli joosta, 21,6 kilomeetrit. Esimesed 2 ringi super, 3. ring läks kõht tühjaks. aga hoidsin oma ära, nii et mina jäin mega rahule võistlusega. Super, tubli ja palju õnne! Aitäh! Okei, räägin oma võistlusest. Minu võistlus algas sellega, et ujumas tõmbasin kohe 2 korda endale vett kurku. Läksin natuke veits paanikasse. Võib-olla sealt läks ka nete mööda või siis ta läks teine kord, kus ma jäin täpselt sellesse poisse jäin kinni, sest seal olid nöörid ja siis ma ujusin täpselt nööridesse. Jah, päris korralik laine oli. Kõige parem oligi see, et kui ma nüüd tegin viimasest pöördest parema pöörde, siis enne väljatulekut ma nägin täpselt ta netet ees. Temaga lipsu järgi tundsin ära, ta selle kuldsega lipsu. Ja siis tegin paar kiiremat tõmmet ja tulin temaga koos välja. Ma peame siia ühe pildi ka, mis täpselt veest väljatulekul tehti, et päris huvitav pilte. Jah, ütleme, et jah, usaldada tuleks ennast, et külm oli, oleks võinud panna sokid ja oleks võinud panna ka need kingakatted, aga noh, mis see oleks teeb enam. Mina panin sokid ratta peale. Ma mõtlesin, no, et ei ole Mina usaldasin Kristot. ja mis ma siis veel, et... Aga sul oli väga kõva ratas, ju? Ütleme, et ratas ma tundsin ennast väga hästi. Pole selliseid numbreid sõitnud. Kahju, et lihtsalt 60 kilomeetri peal lihtsalt jooksis keha kokku, sest tuul oli nii kõva, et
et lihtsalt see jalad külmusid ära ja ei saanud või noh, jooksin täiesti nagu energiast tühjaks ja enam jooksmas nagu midagi enam nagu välja ei tulnud, sest keha oli nii tühi ja kas laadisin peale, aga keha ei võtnud enam nagu vastu seda. Ja siis kõige kurvem oligi see, et 3. ma tulin nagu rattas. Ja, oma vanustes ja kukkusin 6. et see jooksuga nagu... Aga sa olid üldi 13. Tegelikult sa olid väga tubli. Vaatamata sellele, et jooks läks kehvasti. Üldi 13. ja enda vanustes 6. See pärast näitab, et päris kõva nagu tase siis 25-29 klassis. Ja kahju. Oleks saanud Anetega vahel poodiumil olla. Aga siit me selle vlogi nüüd lõpetame. Teeme trenni edasi. Ja järgmine võistlus Nõo triatlon. Minu koduvõistlus. No tegelikult see Nõo triatlon on väike asi. Me sihime ikka nüüd seda Tallinna Ironmani. Jah, see on nagu põhiline. Järgmine põhivõistlus. Et need vahepealsed siin on sutsakad, aga vlogime vast ikka ja näitame, mis me teeme vahepeal. Aga näeme järgmine kord. Jah, tšau! Tšau!